Tavaline inimene istub oma korteris, võib-olla tegelikult väga ei mõtle, et kus see soe seal siis lõpuks tuleb ja mis seos võib olla toa soojal üldse sellise kvaliteetse energeetikaga. Jah, eks see on meie ülesanne, et igapäevaselt ei peaks selle peale mõtlema, et selline kaasaegne energiasüsteem ongi ju selline, mis võimaldab meil soovitud ajal tarbida siis mõistliku hinnaga ja keskkonnasõbralikku energiat. Kui me vaatame üldse, et kuhu selline moodne energeetika liigub, on kaks märksõna. Et üks on siis hajaenergeetika ja teine on siis sektorite vaheline sidumine. Hajaenergeetika tähendab seda, et meil ei ole enam hiigelsuuri elektrijaamu hästi kaugel linnast, vaid energiatootmine liigub asulatele lähemale. Et kui me oleme asula lähedal, nii nagu Väo on siin Tallinnale päris lähedal, et siis me saame toota elektrit ja sellega paratamatult kaasnevat soojust siis ära kasutada juba hoonete kütmiseks. See on siis asi, mida linnadest kaugel asuvates jaamades ei ole võimalik teha. Oh my god, ohuala! Sannuga! Alla ei ole mõtet vaadata. Me oleme katlaruumis ja et siin sees on ikkagi päris kõrged temperatuurid ja siin põlebki seesama puiduhake, mida me nägime siis õues, mis tuleb konveieriga siia katlasse. Siin toodetakse keevkihttehnoloogiaga kuumaouru ja mis siis muundatakse elektriks ja üle jääb soojus. Jätkusuutliku energia põhiline tootmisvalem näeb niisiis ette, et energiatootja on tarbijale võimalikult lähedal. Nii on samaaegselt tagatud varustuskindlus ja ka kaod on väikesed. Koos tootmisjaamad võimaldavad energia kasutegurit lausa mitmekordistada.